vist läks käima, jah. Ja selle QGIS-i käivitamisel võib see algpilt natuke ära ehmatada, et kes on joonistusprogrammidega tegelenud, see võib-olla natuke kujutab ette, et faili lahti, siis saad mingit joonipunkte joonistama, hakata pilte sinna copy-paste'ida või lugeda. Siin selliseid võimalusi ei ole. Et mind ise ka ma ägusalt mäletan, et alguses ehmatas ära, et mis mõttes, et ma ei saagi kohe midagi teha, vaid on, kas on päris tühi pilt, nagu see kaarditööd nimetatakse siin, paneme kirja ka need põhimõisted, et endal meelest ära ei lähe, et on projekt. Ja see project või projekt on selline üldine keskkond, kuhu saab teha siis põhimõtteliselt üks kaart on üks projekt. Ja New Empty Project teeb sellise tühja projekti, valge paberilehe, kuhu saab siis midagi tegema hakata. Aga kui alguses vaadata, siis siin on põhimõtteliselt üleval nupud olemas, nagu on P-nimi Vertex Tool või siis siin on Add Feature. Add Feature peaks siis joonistamine olema. Aga seda vajutada ei saa, sest natukene on vaja eeltööd teha. Et kõigepealt ma tahan siia aluskaarti või mingi taustakaarti, et kuhu peale üldsegi joonistada, et oleks mingi taustasüsteem. Ja kui te uuesti paigutate, siis siin on tegelikult see suletud siin, siis siin vasakule tekib brauser. Ja see ei ole veebibrauser, vaid see on erinevate aluskaartide näitamise vahend. Ja profi vahendina omaselt on siin hästi palju neid variante, milledest 99%-ga pole teil midagi teha, sest teil ei ole tõenäoliselt SAP HANA süsteemi käepärast, mis maksab miljoneid vist, või Oracle süsteemi, mis on peaaegu sama kallis. Nad on kõik sellised professionaalsed töövahendid, aga üks neist on päriselt kasulik, on XYZ Tiles. Ja tile on ka üks huvitav mõiste, mis tähendab, tile on see, mis on vannitoas ka plaadid seina peal. Et see on kaart, mis on jagatud väikesteks ruutudeks ja nendest ruutudest koosneb tehniliselt, sellepärast niimoodi neid kutsutakse. Aga mis on siin huvitavat, on siis seal vist vaikimisi pakutakse ka OpenStreetMapi ja veel ühte valikut. Need ülejäänud ma olen siia ise juurde nihverdanud kuidagi moodi. Võite googeldada, seda ma vist ei pannud juhendisse ka, kuidas Google Mapsi siia saada, aga põhimõtteliselt on võimalik, et oli küll Google'is üks artikkel tehtud sellest. Aga kindlasti on selle OpenStreetMap olemas. Ja OpenStreetMap ongi selline üle maailma kaart, mida inimesed saavad ise täiendada. Kui on rohkem huvi, vaadake openstreetmap.org, sinna saab kasutaja teha, seal saab sodima hakata. Põhimõtteliselt kohe saab salvestada ja Ivo ei saa rejectida kohe seda, vaid tagantjärgi keegi siis võib-olla pahandab, kui liiga palju vandaliseerida. Ja üks halb viis, kuidas kaarte tehakse, ongi vandaliseeritakse see kaart selle ära lihtsalt ja siis teised parandagu. Okei, aga siis OpenStreetMap siin topeltvajutusega tekitaski siia juba kaardi sarnase asja. Ja nüüd on kõige esimesed nupud, mida siin vaja läheb, on siin üleval, on zoom in, zoom out ja nihutamine. Töötavad need scrollimised ka rohkem või vähem intuitiivselt. Ja ma siis zoomin siia, igaüks zoomib oma kohale, nii et seal, kes serverit vaatavad, saavad kohe teada, kus kasutajad asuvad. Sest see privaatsus kaob ära sellise nipiga. Ma võtan siit Lõuna-Eesti, mis meil on Tartu 2024 kogu Lõuna-Eesti. Ta on suhteliselt kribukaart, tekstid on väga väikesed, et isegi ma arvuti ekraanil vaevu näen seda, aga lõpus jõuan sinna, kuidas neid tekste ka paremaks saab teha. Aga taustakaart on olemas ja põhimõtteliselt juba natukene kaardilaadne toode. Aga nüüd läheb natukene keerulisemaks. Et te võite ka mingid ideid panda, et mida kaardistada ja kuhu kaardistada, et võib siis proovida keerulisemaid asju ka, aga ma proovin kõige lihtsamat asja, et ma panen siia Lõuna-Eesti pealinnad peale, et mis on Tartu 2024, et need üles leida. Ja kui nüüd vaadata, siis siin üleval on jälle see kaardi joonistamise nupud. Siin on Digitize. Digitize on selline peenem nimetus joonistamisele või siis lihtsalt Add Feature. Feature on võib-olla jälle tehniline mõiste. Ma ei tea, mis feature eesti keeles on, mingi asi kaardi peal või.
Kaardiinimesed ütlevad lihtsalt feature selle kohta. Aga ma ikka veel ei saa joonistada ja selleks, et ma saaksin midagi kaardile joonistada, ma pean mõtlema need kaardikihid läbi. Ja see on selline baasasi. Võib-olla kui keegi Photoshopi kasutab või joonistusprogramme, siis seal on ka sellised asjad olemas, nagu on kihid ehk layerid. Nii et projekt on koosneb kihtidest, layeritest ja layeril omakorda on mingid asjad, siis need on featuurid. Ja tavaliselt neid layerid on mitu, ja nad on üksteise peal, on nagu Photoshopis. Ja see, mis on teise peal, siis see alumine ei paista välja, et see on väga kasulik asi meeles pidada. Kui info ära kaob, siis milles värk on, ma olen kogemata teise kihi pannud teise peale, vales järjekorras ja siis kaobki see ära. Ja tavaline see lihtne kaart või lihtne projekt, mis me teeme, on kaks kihti põhimõtteliselt piisab. On featuuridega pealiskiht ja on aluskaart või nimetame seda siis base layeriks. Kaardil endal ei tehta vahet, mis on aluskaart, mis on pealiskaart, tal on lihtsalt layer on layer, aga funktsionaalselt on kasulik mõelda sellele, et see OpenStreetMapi kaart, mida ma siin kasutan või võib-olla tahate Google Maps'i kasutada või mõnda muud kolmandat asja. Et see on aluskaart, Eesti Maa-ameti kaardid on väga ägedad, kui üles leiate, väga detailsed. Et need on aluskaardid ja see, mis ma siia joonistan, tuleb siia peale. Nii, ja nüüd ma tahan siis lisada selle kihi ja ma võtan selle full zoom'i siit ära, et menüü jätaks alles. Sest mõned asjad on siin, need vist on selle kohta nupp ka olemas, aga ma isegi ei tea peast, kus siin on iga funktsioon mitmes kohas. Ja siis on see maagiline põhiline funktsioon on layer ja create layer. Et siin jällegi profivahendile omaselt antakse hästi palju valikuid, et segadust tekitada. Põhimõtteliselt ausale kõik nad töötavad, kõik nad loovad uue faili, mis läheb sinna kihiks peale. Aga see ei ole ka lihtsalt create layer nagu, ma ei tea, Photoshopis jällegi, kus sa lood kihi ja saad sinna joonistama hakata, et siin tuleb natukene seda seadistada. Ja ma kasutan siin sellist asja nagu temporary scratch layer. Et see ongi selline korraks midagi sodida, selleks mõeldud kiht. No teiste tegemine on umbes sama keeruline või lihtne. Teistel tuleb mingi fail ka öelda, kuhu see kohe salvestatakse. See scratch layer jääb mällu, et seda faili kohe ei panda. Hakata nime isegi muutma, aga mis on oluline, siin on geomeetria tüüp. Et see on jällegi üks omadus, mis on nendel featuuridel, on geomeetria. Selle kohta on eestikeelne sõna geomeetria olemas. Ja geomeetriatel on kindlad tüübid ja nüüd peab natukene mõtlema jälle, enne kui sodima hakata, et mis asju ma siin joonistada tahan nüüd kaardile. Ja variante on tänapäevaks päris palju, vanasti oli 3 variante ainult, punkt, joon ja ala. Et see on siis 2-dimensionaalne, 1-dimensionaalne, 0-dimensionaalsed objektid. Siin on veel multiasjad tekkinud, kus saab mitmest polügoonist koosneda üks asi. Et multiasju, ma ei teagi, kuidas nad täpselt joonistada, mul ei ole kunagi vaja läinud, et tavaliselt piisab punktidest või joontest siis. Või polügoon on siis see ala kujuline. Siin ikoon natukene näitab ka, mis ta siis teeb. Aga linnade jaoks, kui ma ei hakka just joonistama nende alasid, siis piisab punktist. Peenemates süsteemides saab 3-mõõtmeliselt ka veel teha, aga jääme siin 2-mõõtmelisse maailmasse siia nagu lameda maa juurde. Siis küsitakse siin koordinaatsüsteemi, et kui tahate väga silma paista, võite leida mingi muu koordinaatsüsteemi. Vaikimisi pakutakse seda, mida GPS kasutab, sellise asukoha määramissüsteem, mis enam ei tööta Tartus. Ameerikas see kasutab VGS 84 süsteemi, et mis maakeeli on pikkus laiuskraadid. Geograafia tunnisest mäletate. Kooligeograafis vist seda ei õpetata, mis on VGS 84, aga pikkus laiuskraade ikka teate. Ja teine asi, mida peate teadma, on natukene andmehalduses sellist asja nagu on tabelid ja tabelites on väljad.
Ja sisuliselt, mis ma teengi, ma kirjeldangi tabeli, mida ma tahan teha. Et siin kahjuks ei saa niimoodi nagu Excelis, et hakkan lihtsalt kirjutama kuhugi midagi ja siis tekibki tabel. Et siin peab enne väljad otsustama, et mida ma tahan sinna tabelisse salvestada ja lihtsal juhul ma panen lihtsalt, et ma tahan objekti nime panna. Ütleme isegi näiteks linna nimi. Siis vist sai tühikuga panna. Ja see väli on tekst ehk string ehk teised variandid on siin veel numbrid ja kuupäevad, aga tavaliselt on tekst. Pikkus ka veel maksimaalne. Ja siin peab meeles olema, mis ma unustasin ära ennem, et siia peab add to layer list vajutama, muidu ta siia väljade nimekirja seda ei teki. Ja kui see on olemas, siis sellest piisab ühest väljast, nulli väljaga või tühja tabelit teha ei luba. Isegi kui ma lihtsalt tahan sodida, ma pean mingi nime panema asjadele või numbri. Ja kui see on olemas, siis on okei. Ja nüüd on kõige olulisem siin vasakul all on nüüd kihtide nimekiri, kus on 2 kihti, OpenStreetMap all ja New Scratch Layer on peal. Ja ettevalmistus joonistamiseks ongi valmis. Nüüd on veel vaja vaadata ühte asja, nagu veel joonistama hakata. Kas ma ikka saan joonistada selle kihile või see on lihtsalt vaatamiseks kiht. Et kihid võivad olla read-only või read-write siis. Õnneks see New Scratch Layer on kohe alguses automaatselt kirjutamiseks lubatud, aga erinevad sellised funktsioonid käivad siit parem nupuvajutusega või konteksti menüüst. Siin paljud asjad on siia peidetud natukene. Ja siin on oluline vaadata sellist valikut nagu toggle editing. Et see oleks sisse lülitatud. Mina siit oma silmaga ei näe, kas ta nüüd sees või väljas, aga ma juhuslikult tean, et on sees ja kui on väljas, siis prooviga ühtpidi töötab, teistpidi ei tööta. See peab olema sisse lülitatud, siis ta näitab tegelikult pliiatsid ka kollast, et kui ma selle välja lülitan, siis enam ei ole pliiats, vaid on siin punkt lihtsalt punane. Aga paneme siis toggle editing. Nüüd on see redigeeritav. Ja nüüd ma saan siis tõesti sodima hakata ja selleks nüüd muutusid aktiivseks need 2 nuppu siin add point ja vertex tool. Vertex tool on nüüd punktide nihutamiseks ja add point, feature asemel on point feature. Ta juba teab, et ma tahan siia punkte sodida ja ma tahtsin siia Lõuna-Eesti pealinnu panna, et nagu igaüks teab, siin on Valga. Ja ma lihtsalt klikin kaardi peal, kuhu vaja on ja panen nime. Mingil veidral põhjusel ta pakub, et kõikide lindade nimi võiks 0 olla, aga selle saab õnneks ära muuta. Et see on tegelikult Valga, siis siin, kus see maantee ja raudtee kokku saavad, siin on Võru. Ja iga lisamisega siin suurelt ei ole näha, aga siin on väiksed punased täpid tekivad. No Tartu paneme ka igaks üks veel eraldi peale, kuigi see on ka aluskaardil olemas. Näiteks veel Lõuna-Eestis on natukene sisse suurendada, siis tuleb neid linna nimesid välja. Küla ütlesin Põlva kohta praegu. Põlva. Loodan siin kedagi on Põlvast. Ja siis veel suurepärane Eesti linn, kuulus linn, kuulsate inimeste sünnilinn Anstla. Kus see kirjutatakse üldse? Teega vist. Ja siis muidugi suusapealine Otepää ja suvituslinn Elva. Räpina on ka vist linn. Geograafias magistriharidus, aga neid Eesti linnu ikka täpselt ei tea, neid muudetakse ka aeg-ajalt. Kas Tõrvas on ka Eesti või see Tartu 2024 on see nimi või? Keegi ei tea, kultuuri asja. Lõuna-Eestis ta on peaaegu, nii et üks huvitav muster tekkis siia. Nagu oleks ruudustikku pandud, siin peaks olema siis veel ka Petseri, see on ka põline Eesti linn loomulikult. Ma polekski teadnud, et linnad on niimoodi ruudustikus kõik.
ja ongi põhimõtteliselt siin alus olemas, et punktid on kaardi peal. Kui ma nüüd natuke välja suurendan, siis sealt aluskaardid kohanimed kaovad ära. Kaartidel ongi see omadus, et kui need sisse välja suurendada, siis tegelikult nende info muutub päris palju, et mingi info kaob ära, mingi tekib sinna. Et seda peab, kui niisama kaarti vaadata, siis need tehakse nii kavalalt, et seda ei ole hästi aru saada isegi, et seal tegelikult info on hoopis teine, aga kui neid kaarte teha, siis seal peab väga tähelepanelik olema, et mis suurendusega, mida näidatakse. Et põhimõtteliselt nüüd see kaardi andmete osa võiks juba sellega valmis olla, et ma kontrollin ka, siin on üks nupp on Open Attribute Table. See on tabeli näitamiseks, et ta näitab seda sama kihti siis tabeli kujul. No see on natukene siis Exceli moodi vaade. Ja siin on näha, et ma lisasin 10 linna Lõuna-Eestis. Muid välju kui linna nimina ei ole ja ei olegi vaja praegu ja saan kontrollida. See töötab ka natuke nagu Excelina, et ma saan siin ka muuta ja parandada neid asju, kui ma mõne nime valesti kirjutasin. Et see on taustaandmeks või andmete vaatamiseks kasulik nupp. Ja nüüd järgmine ülesanne või samm võiks olla siis ka need nimed kaardi peale saada. Et nüüd on jällegi ma selle joonistusasjaga võrdlen natukene, et joonistusprogrammides ilmselt on nupp kohe, et lisa tekst kaardile või midagi sellist. Siin sellist nuppu otseselt ei ole minu meelest. Võib-olla kusagil mingi pluginana on võimalik isegi sellist saada, aga tavaliselt seda ei tehta, sest see on andmete töötluse asi ikkagi nagu tõsine asi. Niisamas sodida või ainult harjutamiseks ja andmed on siin juba olemas. Need on selle attribuut tabelis, nende punktide juures, kui ma neid punkte lisasin, ma panin ilusti nime igale ühele, mitte niisama, vaid ka selleks, et neid nüüd kaardil näidata. Ja kaardil nimede näitamiseks ma pean mitte eraldi joonistama midagi kaardile, aga selle kaardi stiili muutma. Tegelikult tekstid ja punktide värvid, need kõik on mitte andmed ise, vaid see, kuidas me renderdame seda kaarti. Ma ei tea, kas sellel renderdamisel on mingi eestikeelne vastega olemas, aga jah, kuidas me neid näitame, et kaks eri asja, üks on andmed ise ja teine siis, kuidas me seda näitame. Ja see, kuidas me seda näitame, see on natukene siin peidetud stiilide alla. Millegipärast siin otse seda stiilivalikut isegi siin valikus ei ole, vaid seda peab teadma siit, võib-olla see edit sümbol teeb ka seda, aga on properties või siis selle kihi omadused. Ja siin on hulk asju, mida siis iga kihi kohta saab öelda. Jällegi, et oleks elu huvitavam, algvaade on selline tühi, valge. Aga kaks olulist asja siin on, siin saab igasuguseid nuppe, kui aega üle on proovida. Ma kõigepealt proovin selle punkti visuaalset stiili näidata, et see väike punane väga ei torkanud silma, aga see on olulised kultuurilinnad. Paneme midagi suuremat siia peale, näiteks sellise punase. Siis ma valisin Symbology on siis sümboloogia või stiil kitsamas mõistes, kuidas siin näidatakse. Ja see aken on tegelikult võib lahti jätta, see on lihtsam vaadata. Ja siin aknal on Apply, mis siis muudab seda kaardipilti ilma, et ma seda kinni peaksin panema. Sest tavaliselt see esimene katse ei pruugi nagu kõige ilusam tulla. Ja võib-olla on ilus, aga saab ka siis veel ilusamaks teha. Ja siin on, kui otsida nendest menüüdest, siin on mustmiljon varianti, need on isegi raske orienteeruda võib-olla, aga põhimõtteliselt ma saan näidata neid põhivõimalusi, saab värvi muuta, saab seda varju muuta, sümboli enda pilti muuta, aga mitmed asjad on siin natukene peidetud, et peab teadma otsida seda, et selle marker koosneb tegelikult siin kahest markerist, on selle taust ja siis peale joonistatav marker, sest see on selline varjuga tehtud asi. Jällegi kujundusega tuttav, siis seal kasutatakse sarnaseid nippe, et pannakse mitu asja üksteise peale, et mingi efekt saavutada. Et siin on ka niimoodi tehtud ja tegelikult on siis määratud kõik nad eraldi omakorda stiilitasemetega, et siin on ka väiksed layerid, saab üksteise peale tõsta ja maha tõsta, et selline sümboli ehitamise vahend.
aga tegelikult ma tahan lihtsalt asja teha, ma tahan seda markeri kuju muuta lihtsalt ja siin on lihtsad ja keerulised markerid, aga siin all on mõned pildid, võib-olla see on selline kultuursem ikoon siin, midagi sellist. Ei, see on kõik iga tähe moodi. Selle. See on väga hea. Südameke. Aga ma pean mõlemad ära muutma, nii selle pealis kui alusasja, paneme siin selle pildi. Apply muutis ära, ta tuli natukene imelik sinna, et südamed on omavahel nihkes, aga nad ongi pandud siin nihkesse, sest üks nendest on pöördega 34 kraadi ja teine on nulliga. Meil ei ole seda pööret siin vaja, see tärniga tegi see huvitava efekti, aga südamekesega pole seda vaja. Paneme nad siin ühte pidi ja siis ongi nad niimoodi ja paneme nad siis tagasi kauniks punaseks. Või midagi punase moodi. Ja ongi selline kole või ilus roosa kaart tehtud. Ja nüüd teise asjana, mis ma tahtsin, kuhu ma tahtsin jõuda, linna nimed ka siia juurde, et mingid tekstid tekiksid. Ja tekstide jaoks ma siis siin samas kihi andmetes on labels. See on siis, mis on nendel näitamiseks. Oli see symbology ja label oli see tekst. Tüüpilised mõisted, mida siin kasutatakse. Siin on vaikimisi tühi, aga siin saab üleval on peidetud natukene ära see valik, et kas ma tahan vaadata midagi keerulist nagu rule-based labeling ja blocking, ma isegi ei tea, mis see täpselt tähendab, aga tavaliselt see single label on hea küll. Ja siin peab minimaalselt lihtsalt valima tüübi ja teise asjana, et mis väärtuse ma panen, mis veerust ma võtan selle teksti. Ainult üks veerg oli siin linna nimi, siis ta juba võttis ise selle kõige esimese ja teeb asja lihtsaks meile. Et valis ära ja nüüd, kui ma apply panen, siis tekkisidki siia südamekestele need linnad juurde. Ta üritab ise veel automaatselt natukene neid sättida, et nad üksteise peale ei jääks, et see on üks keeruline kartograafiline ülesanne. Kui see kaart on suhteliselt selliste suurte vahedega, siis ei paista see silma, aga kui nad üksteisele lähedal on punktid, siis see on päris keeruline ülesanne, kuidas need tekstid niimoodi paigutada, et nad üksteist ei kataks. Jällegi kartograaf teeb tavaliselt selle töö ära ja tavalisel kaardil ei jää see silma, aga tegelikult on see terve teadus, kuidas neid tekste tõesti ilusalt panna. Aga see Google'is teeb pool tööd ära ja see automaatne on ka juba päris hämmastavalt hea. Ja tekstidel on samamoodi nagu tuttavad asjad, et loomulikult tuleb see teha 2 korda suuremaks ja loomulikult tuleb panna mingi äge font alle, et oleks huvitav. Vanasti oli Comic Sans, oli kõige varem font. Ei ole eriti hea. Veel mingi paremad siin. Bradley Hand, mis iganes see teeb. Ja tekstidel võib-olla üks väike nipp veel, mis on kasulik on, et nad paremini natukene silma jääksid, siis võiks vaadata neid tauste ja varjusid ka, et see tekst ei kaoks sinna taustakaardi kirju pildi peale ära, et üks lihtne nipp on drop shadow, ehk siis teeb sellise tumeda tausta või võib ka heledama teha, vist selle värvi ka valida. Et teha siuke roosakas sinna ja siis saab maskeerida puhvri ümber teha, et erinevad nippe, kuidas seda teksti muuta natukene nähtavamaks. Okei, see sai ju päris äge. See põlv on mul siin valitud. Siin on see valimise nupp on kollane, select features. Kui ma tahan mõnega midagi teha, siis saab neid niimoodi valida ja niimoodi nihutada ma neid ei saa, see on natukene keerulisem asi jällegi, et võib-olla intuitiivselt tahaks, et okei, see elva tegelikult ei ole siin, et see on, tegelikult sai kelvasse. Aga räpina võib-olla on natukene siin kaugemal. Ma ei saa seda lihtsalt siin nihutada, et see
selleks pean kasutama jällegi seda nuppu ja selleks on see Vertex tool siin. Vertex tooliga ma saan valida objekti ja siis seda niimoodi nihutama hakata. Üsna imelik nimi sellel funktsioonil, aga Vertex tool on ta sellepärast, et kui on punkt, siis sa lihtsalt nihutad seda, et see on lihtne. Aga kui sul on jooned või alad, siis nendel on, nad koosnevad punktidest tegelikult, siis seal on tõesti, tuleb tegutseda või mõelda nende punktide kaupa, millest need koosnevad. Nende alade kohta seal harjutuses vist ei olnud midagi, aga kui me siin redigeerimises oleme, siis ma teen siin kiirelt ühe teise kihi veel juurde, sest ma samale kihile ma ei saa lisada punkte ja jooni, kuna ma selle Scratch layeriga juba alade kiht. Ma määrasin ära, et sinna käivad punktid. Nüüd polügoonide jaoks ma pean, ma teen joone, line string on joon. Tee nimi, add field list ja okei. Nüüd ma tahan selle alale joonistada midagi, see joonistamine on see sama, aga seekord on siis add line feature. Et näiteks ma teen selle teekonna, et kui ma tahan kõikides nendes käia, siis see joonistada üsna peene joonega siia, aga vist on näha küll, et siia tekib see punane joon. Ma arvan, parempoolne nupuvajutus lõpetab selle joone. See on kosti tee. Ja nüüd on see joon siin olemas ja selle kihi nüüd muutmiseks on see sama muutmise asi. Ma valin selle tee ja siit saab nüüd punktide kui ma siin keskelt valin, siis ta nihutab kogu seda joont. Ma siit punkti valin, siis ta muudab seda joont. Siin isegi ekraanil pole hästi näha. Ma teen selle kihi jällegi joone laiaks ja punaseks. Siin on joonestiilid, siin on natukene teised asjad, kui oli sellele, võtame selle laia punase joone siin, valmis tehtud stiili. Ja muutmine oli siis, jah, siit peab nendest nurgapunktidest või joonepunktidest neid korrigeerima. Et seda kosti teed saab siis selliseks teha, et kui ma tahan sellises järjekorras siit läbi teha, panen veel niimoodi, et see tekstid jääksid näha. Et niimoodi hakkab see kaart vaikselt tekkima. Ja kaardid tegemine ongi tegelikult kui aluskaarti ei ole, siis tuleb kõik niimoodi joonistada valmis, aga kui on aluskaart olemas, siis selle kaardi taustal siis lisad neid kihte, määrad stiili, lisad uue kihi, määrad stiili. Ma tegin ühe asja natukene halvasti, ma panin see ei ole isegi alad, siin on tegelikult siin jooned. Panin peale poole, tegelikult tahaks, et need linnad oleksid pealpool ja poolega vaadata, siis need südamekesed need tekkisid selle joone kohale, selle asemel, et selle alla jääksid. Natukene paremini näha ja tavaliselt ongi punktid on kõige peal, jooned nende all, alad veel all ja siis taustakaart, mis on vastasel korral. Neid kihte saab siin järjestada ümber, nihutada. Kui ma selle siin kõige peale tõstan, selle OpenStreetMapi, isegi ei taha lubada seda hästi, siis kadusid punktid, jooned ära. Mis jäi siia alles on tekstid. Tekstid on, mis joonistatakse kõige viimasena, et see stiili element, et see on see omapära, et neid tekste ma siit ei saagi ära katta siit niisama lihtsalt. Ma pean nad välja lülitama või siis vist sai mingites seadistes öelda ka, et tekst joonistatakse koos kihiga, aga tavaliselt tekstid näidatakse kõige peal. Et selline kaart sai siis valmis. Ja nüüd viimane asi võiks siin olla seal ülesandes on ka, et see salvestada kuidagi. Et ta, nüüd selle kinni hakkan panema Google'isse, siis ma loodan, et ta kohe ütleb, et siin on andmed, kas sa tahad äkki neid salvestada. Panen cancel. Ja nüüd selleks, et neid salvestada, siis need kaks kihti, mis ma siia joonistasin, et need on ajutised, ehk need on ainult mälus. Ja kui ma selle kinni panen Google'isse, siis nad tõesti kustuvad ära koos minu ilusa kujundusega. Et selleks ma pean nad salvestama ja salvestamiseks on siin üks selline kasulik nupp nagu Make Permanent. Et see siis
ja save nuppu siin millegipärast ei ole või save as nagu tavalistes programmides on, aga siin on make permanent selle asja nimi. Ja siis saab selle salvestada, selleks tuleb 2 asja valida. Formaat, kuna see on nii profi vahend, siis need formaate on siin rohkem kui kellelgi vaja on. Aga see esimene geopackage on vist ta pakubki sellepärast, et see on üks universaalsemaid, et võib see olla, et ei pea väga siin keskenduma, milline on natukene parem või halvem formaat. Vist saab siia ka salvestada. Ja see kiht, mis ma salvestasin, oli see punktide kiht. Panen faili nimeks punktid ja save. Ja põhimõtteliselt jah, faili nimest siin piisab ja nüüd on see salvestatud. Ja kui ma ei eksi, siis ta siin sel kihil, nüüd väga hoolega tähele panet, siis kadus tagant see prussakas ära. See prussakas on tegelikult mälukiibi pilt. Mingi programmeerija on mõelnud, et jube hea tähistada, et see on mälus, et paneme siia füüsilise kiibi pildi peale. Et see kadus siit ära, järelikult see on juba konkreetselt failist loetud andmekiht ja see on siis salvestatud sinna faili. Tegelikult pop-upis on kirjas ka täpselt see faili nimi ja see on punktid pkg fail ja teeme selle aladega selle sama asja, et teen selle permanentseks ja paneme lihtsalt alad. Ma pean siit valima. Muidu ta Macil paneb mingi imeliku asukoha selle failile. Läkski juba segadusse. Lihtsalt faili nime panen, siis ta annab vea teate, et ta ei saa sinna salvestada. Okei, ja nüüd on see ka salvestatud. Ja kolmanda asjana ma tahan veel salvestada siis selle projekti. Et ma panin siin eraldi faili need kihid, mis ma lisasin, siis need läksid, see faili ikooni joonistatakse, aga ka projekt on eraldi failis salvestatud. Sest muidu lähevad minu ilusad punased valikud stiilis kaotsi, et stiil ja andmed käivad siin eraldi. Et see on jällegi natukene imelik võib-olla või teistmoodi kui mingis Photoshopi PSD failis või Wordi failis või muudes asjades, kus hoitakse kõik asju ühes koos, siin neid hoitakse eraldi. Mis annab huvitavaid võimalusi, et saab erinevaid andmeid ja stiile omavahel jagada ja muuta. See stiili enda tegemine on niivõrd suur töö siin, et sa tõenäoliselt tahad seda veel kasutada teiste kaartidega ka. Sellepärast salvestatakse eraldi, aga selle salvestamine käib nüüd loogilisest kohast, et siin on menüüs kohe olemas see save project või see üldine save kuhugi, siis ongi projekti salvestamine, mitte kaardi andmete salvestamine, et kaardi andmeid see ei salvesta. Ja see oli siis Tartu 2024 kaart ja nüüd on see ka salvestatud ja kui ma nüüd panen selle kuhugisse kinni, siis ta enam, ta siin on veel mingid muudatused salvestanud. Ma salvestasin kaardi faili, aga ma kaardi andmeid sinna sisse veel ei salvestanud. Veel kolmas tase asju, kuidas ära peita. Siin tegelikult on save layer edits ka veel olemas. Ma unustasin seda teha. Mõlemal kihil siis. Nüüd on need siis salvestatud ka. Ja nüüd ma saan siit kinni panna, nii et ta enam ei hädalda, et midagi, mõneks ta hädaldas, et midagi salvestamata. Nüüd ma panen uuesti käima ja siin ta abivalmilt näitab väikese pildina kõige esimesena minu viimast projekti, mis ma kasutasin, nii et selle ma saan siin juba kiirelt avada. Nüüd on hea küsimus, miks need kahekordselt need siin linna nimed on, see on natuke nii imelik. Ma siin proovida neid siin korraks ära võtta. Ja mõlemad kadusid ära. Ja tekkisid topelt asemele. Cool. Ma ei tea, miks see topelt on. Miski pärast on.
see on tegelikult see sama asja nimi. Võib-olla on Pugi tarkvaras. See on ka vabavara omadus, siin on ikka puge ka sees. Puge saab ise parandada, kui väga tahta, või siis oodata järgmist versiooni, või siis leida mingi nipp, kuidas siis sellest topelt tekstist siit lahti saada. Ma praegu ei hakka selle peale aega kulutamagi, et tõenäoliselt selle võib-olla kihi järjestusega midagi ei muutunud. No jah, lepime, siis on topelt nimed praegu. On mingeid küsimusi või mingeid ideid, mida tahate teha või kaardistada, enne kui ma näitan veel ühte asja siin? Eks vahetuseks võib-olla üldse, et seda rakendust natuke konteksti panna. Kuidas seda kasutatakse? Reaalses elus? Reaalses elus kasutavad seda sellised andmeanalüütikud või spetsiifiline liik andmeanalüütikud on geoinformaatikud, kes siis kaardiandmetega töötlevad ja põhiliselt see ongi, et need kaardiandmeid visualiseerida või mingeid andmeid kaardi peal visualiseerida. Et see on see üks võimalus, kuidas neid niimoodi näidata, et nad ka ilusad välja näeksid. No põhimõtteliselt kahte moodi andmeid näidata, saab lihtsalt näidata nii, nagu nad on, sellise skemaatilise asjana ja ega enamus andmeid näidatakse niimoodi ja keegi ei hakka siin joonistama, stiile määrama. Aga kui on vaja välja trükkida või natukene ilusamalt teha, siis näidatakse selle, siis on selleks olemas mõned erinevad tasulised tarkvarad. Tasulised tarkvarad on päris kallid, 10 000 küsitakse litsentsitasu nende eest, need on sellised high-end professionaali vahendid. Või siis 80% kasutavad seda QGIS-i, mis on tasuta. Ta võib-olla ei tee 20%, mida see tasuline asi teeb ja kui mõni bugi on või hättajad, siis pead sellega rohkem vusserdama, aga enamus kasutavad seda. Ja siin saabki hästi palju seda tuunida kuni selleni välja, et sa võid kujundusfirmas teha professionaalseid kaarte, seina peale välja trükitakse ja keegi ei saa aru, et sa ei ole seda kallist tarkvara kasutanud, vaid vabavaraga oled selle teinud. Et see on selline üsna igapäevane töövahend nendel inimestel, kes päriselt igapäevaselt tegelevad, no Regios näiteks või Eestis vist rohkem ei olegi, Maa-amet on teine, kes teeb need kaarte rohkem. Neil on need professionaalsed tarkvarad, mis on üsna sarnased. Suur osa siin funktsioonidest ongi seda professionaalsest ümber tehtud tegelikult. Aga paljud igapäevaselt ei vaja seda, nemad seda kulu ei taha teha, siis nemad kasutavad seda tarkvara. Ja kuidas seda veel reaalses elus kasutatakse, on ka see, et need andmed ei ole failides, nagu ma siin salvestasin ja joonistasin, et ma tegin kõigepealt kujunduse ja salvestasin kusagile faili, vaid see hakkab pigem niimoodi, et sa töötled failid või andmed andmebaasides ja siis andmebaasidest tood nad siia kaardi peale ja sellepärast ongi siin hästi palju võimalusi neid erinevate andmebaasidega ühenduda ja siis sealt neid andmeid lugeda. Et see on juba selline päriselu variant, kus on ka need andmed tavaliselt hästi palju, sa ei saagi faili need panna või need on ebamugav selle failis hoida ja siis näidatakse seda kaardi peal. Ja siis võib-olla sellest laiemast kontekstist, aga seda geoinformaatikat ei taha sisse tuua, aga neid andmeid on nagu kahte tüüpi, mida töödeldakse, et on sellised, mida siis ma siin joonistan, need jooned ja punktid ja need on kõik siin, nende geomeetritega on vektorandmed. Ja teist tüüpi andmed on rasterandmed. Rasterandmed on siis mis pildina. Tegelikult see, mida siin taustal on näha, see OpenStreetMap, see on ka hetkel siin rasterandmestik. Ma näitan, kuidas seda saab ka vektorandmestikuna näha, et ta oleks natukene teravam. Aga teine rasterandmestiku tüüp, millega palju töötatakse ja tegelikult viimasel ajal igapäevases elus Maa-ametis näiteks, kus on aeropiltidega töötatakse või droonide pealt tehakse sõjanduses pilte, siis need on rasterpildid, fotod. Et need on siis mitu nimetust all, aga kõige lihtsam vist on aerial images või aeropildid.
jah, aeropilt vist on kõige üldisem mõiste, et nad on kosmosest siis tehtud olla, kosmose satelliidipildid või siis lennukite pealt tehtud pildid. Ja need on juba sellised, millel tekste peal midagi ei ole, et mis on tõesti aeropildid, et neid ma siin Maa-ameti fotokaart näeb selline välja, kes siis töötleb selliste andmetega ja neid selle ekraani peal ei ole hästi näha. Võib-olla kui see kuskile linna suurendada, siis tuleb kergelt tuttavam ette, et on mingid majad ja Maa-amet siis pildistab neid iga aasta korra. Siit saate üles otsida, mis te tahate. Tavaliselt muidugi piisab veebis nende vaatamiseks, et on Maa-ameti enda portaal selle jaoks, kus saab neid vaadata. Siin Google'is siis kui seda kaarti teha nii peenelt, et ma tahan seda sama aeropilti taustaks kasutada, siis ma saan seda niimoodi teha, aga tavaliselt see üldisel tasemel aeropilt on selline suhteliselt väheütlev. Et rohkem tööd, mis ma olen viimastel aastatel näinud, tehaksegi nende rasterpiltidega, et keskkonnaanalüüsid, metsade olukord, jõgede, järvede, mere olukord, et see kõik paistab nendest satelliidipiltidelt välja, et tehakse kaugseire on selle üldine mõiste, et kaugelt seiratakse, mis toimub ja need aluskaardid või mida joonistatakse, need on ka valdavalt juba üsna detailselt olemas ja neid lihtsalt uuendatakse, et see on selline valmis andmebaas. Ja nagu aeg-ajalt midagi ise joonistada sinna peale, siis see on muidugi selline üheks korraks tehtud asi, aga suur osa tööst analüüsist käib siis nende erinevate satelliidi andmete kogumisega, drooni andmed tänapäeval on veel ja siis aeropiltide pealt. Ja. Et selline maailm on siin. Palju mul aega peal on? 31 minutit. 31 minutit, väga hea. Ma näen, mis on lahti, et 2 inimest on ainult selle kaardi rakenduse proovinud olla saada või seda proovinud. Nii et sa võid ka taustaks rääkida, et reaalselt ei ole enamik neid samme läbi teinud. Jaa. Ega neid ei jõuagi niimoodi kohe läbi teha, seda peab rahulikult proovima ja katsetama. Aga ma soovitan siin internet on piisavalt kiire see vähemalt paigaldada ja käima panna ja kui on küsimusi, ma saan selle esimese sammu ehk vaadata, kuidas ta põhimõtteliselt töötab, sest ta kipub olema, et lähed koju ja näiteks siin Macis peab mingit natukene trikke tegema, et ta esimest korda käima läheks. Ja. Siis kui ma avasin, siis ta jooksis kokku, et ma olen 2 restarti juba teinud. Ja ta ei lähegi käima või? Ta läks nüüd kõik käima. Lõpuks läheb. Ainult tundi hiljem. Ja, see on vahel see, see oli mul point ka, see on vabavara kasutaja kogemus. Ta on väga võimas, aga sellised paigaldusasjad, ta ei ole seal App Store'is olemas, ta on kuskil seal oma kodulehel ja kõik need turvasüsteemid nii Windowsis kui Macis üritavad keeruliseks teha selliste paigaldamise. Sest paljudel populaarsematel vabavaradele pannakse viiruseid ja muid asju kaasa. See Google'is on piisavalt spetsiifiline, et sellel ma pole veel näinud, et keegi oleks üritanud siia midagi reklaamvara või mida iganes muud panna, et see käib, selles mõttes on ta turvaline, aga tehniliselt need samad tulevad ja siis on seal need kaitsed, et suvalist tarkvara Microsofti seisukohast, et seda niisama lihtne oleks panna. Kui seda guugeldada probleemi, siis ta andis ilusa video, et vahendada. Jah, ta on piisavalt populaarne ka, et tõenäoliselt keegi teine on juba selle sama probleemi peale läinud. Võt see, et mitu korda seda nime näidatakse, võib-olla selle probleemi peale pole keegi veel läinud. Aga jah, siis on 2 varianti, et vanakooli variant on guugeldada, aga muidugi julgemad võivad ChatGPT-st või sealt küsida, saab ka huvitavaid variante. Kui meil on natukene aega, siis ma ühe kõrvalasjana
nende samade AI-de või ChatGPT-ga kiire eksperimendi või samm-sammult, et mida teha saab, mida seal ülesannetes ei ole kirjas, aga lihtsalt mida need vahendid võimaldavad. Et kui on neid andmeid rohkem natukene või nad on aadressid, et ei viitsi kõiki üles otsida, sinna kaardile panna, aga need andmed on olemas, et mul on mingid aadressid nendest punktidest või kas või linna nimed ainult, et kuidas siis neid kaardile panna. Ja selleks selline moodne soodne võimalus alates eilsest vist tuli välja ChatGPT uus versioon, ChatGPT 4o, mis on siis tasuta ja kiire. Vanasti sai 4 tasulise pealt, siis alates esmaspäevast saab 4o siis tasuta ja kaarte ta joonistada otseselt ei oska. Tegelikult ma ei tea, ma ei ole veel proovinud, aga ta oskab tabelitest andmeid teha. Et selline live kasutus võiks midagi sellist näha, et ma soovin teha kaarti sellistest, palun tee andmetabel, kus on linnade nimed ja koordinaadid, et saaksin need QGIS-i kihinaga kasutada. Lisa need linnad. Kui nüüd ChatGPT-s juba oleme, siis globaalselt mõelda siin natukene. New York, Berliin, Rooma, linnad veel on olemas, Pariis. Paneme mõne väiksemaga siia näiteks Põlva. Ja vaat, mis teeb. Nii, linnade nimede ja koordinaatidega New York, Berliin, Rooma, Pariis, Põlva. Ja laiuskraad, pikkuskraad, nagu päris andmestik. Ja ma ei jõudnud isegi küsida, et ta ekspordiks selle failina, aga ta juba teadis, et ma tahan seda QGIS-is failina saada ja pakub siin, et salvestan selle failina linnade koordinaadid CSV. Ja noh, ikka kui ChatGPT faili annab, siis tasub see maha salvestada ja vaadata, mis sellega teha saab. Ja siis ta salvestaski mulle selle faili linnade koordinaadid CSV. Ja katsun siis selle siia kaardile panna. Ja tegelikult see on, nagu kõik asjad, kui sa tead, mida teha, siis see on lihtne. Et siin on siis layerite, need ülejäänud menüüvalikud on jah, sellised, mida võite hiljem vaadata. On add layer, siin enne oli create layer, et ma lõin uusi andmeid, aga siin mul on olemasolev layer ehk file andmetega, mida ma tahan siin kaardil näidata. Ja see faili tüüp, mis siin on delimited text layer. Et see CSV on üks faili formaat, mida ma siin kasutan, CSV ja QGIS nimetab selle delimited text layeriks. Jälle palju asju küsitakse, aga õnneks need esimesed on kõige olulisemad ja nendest ka piisab ja see strateegia ongi, et ma lihtsalt proovin need esimesi asju määrata senikaua, kuni ta lubab add või OK vajutada. Ja siit ma leidsin oma downloads all linnade koordinaadid ja OK ja siin ta juba näitab siin all sample data, kus on need linnad ja laiuskraad, pikkuskraad. Aga ma siin veel add ei saa vajutada, sest selleks, et ta nüüd selle kaardile paneks selle andmestiku. See kehtib nüüd ükskõik, mis need andmeallikad on, võib ka andmebaasi fail olla või andmebaasi server olla. Et ma pean kuidagi ütlema, kuidas ta kaardile läheb. Kui selle veeru nimed oleksid latitude ja longitude, siis ta saaks juba aimu, et ilmselt ma tahan pikkuse laiuskraadi siis kasutada, aga eesti keelest see QGIS nii hästi aru ei saa. Ma pean talle ütlema, et laiuskraad on
Y siis. Ja selleks on siin geomeetria definitsioon. Y on laiuskraad ja X on siis parema. See on nagu matemaatikas vist käib niimoodi. Olete õppinud võib-olla hiljem kui mina. Ja pikkuskraad on siis, käib paremale ja Y läheb üles siis. Et need väljad tuleb öelda, et kus ta siis saaks X ja Y teada. Ja muud asjad on siin juba vaikimisi päris head. Ta saab aru sellest tabelist, selle eraldaja on koma ja mis need tehnilised parameetrid siin on. Sest muidu ta näitaks siin mingit sellist jama natukene, segi läbi andmeid. Ja kui need koordinaadid on olemas, siis ma saan ka add vajutada ja siis ta lisas selle kaardile. Akent ta kinni ei ratsi panna, selle ma pean siin close'iga ise panema. Ja nüüd mul tekkis siia kihtide nimekirja linnade koordinaadid juurde. Võtan selle oma sodimise siit ära ja paneme siis ka sellele stiili, mis oleks stiili moodi. Mis iganes rohelised punktid ja teeme need suuremaks natukene. Siin Põlva kohta juba tekkis üks ja ma siis vähendan selle kaarti, et kas need Pariis ja need ka tulevad välja. Tegelikult päris huvitav, kas ChatGPT siis päriselt teadis, kus need asuvad, aga tundub, et teadis. Rooma, Pariis, Berliin ja New York siis olid või? Siin tabeli alt saan kontrollida, jah, need 5 linna, 5 maailma linna on kõik olemas. Ja sai ka ChatGPT-ga teha kaardi andmeid ja kaarti näidata. No, ChatGPT või siin on neid võimalusi veel rohkemgi, et kui see Google'is ei sobi, siis üks teine populaarne tarkvara on Google Earth. Anna sama. Et ma tahan, et samu andmed Google Earthi jaoks. Ja siin seletab natukene, et ta teab, et see Google Earthi jaoks peab olema natukene teine formaat, selline XML-i või ongi vist XML. Aga ta teeb samamoodi siin kiirelt selle failina, mille ma saan lihtsalt alla laadida, selle sisu ma ei peagi teadma täpsemalt, mis ta siin teeb. Ja see fail avaneb juba teises programmis, selles nimetatud Google Earthis. Google Earth on ka vabavara, aga mitte, tähendab, ta on tasuta. Ta ei ole selles mõttes vabavara, aga ta on Google'i poolt tehtud tasuta programm, mille saab ka paigaldada. Vanasti küsiti sellest raha, aga Google lõi käega, ta ei tahtnud küsida. Google Earthi omapära on, et see on tõesti maa vaatamiseks, et tal on selline pallikujuline satelliidipilt kohe automaatselt olemas ja kohanimed ka siin peal. Siin ei pea aluskaartidega tegelema. Ta on selline 3D moodi vaade. Tegelikult ongi päris 3D olemas, siin on ka linnade 3D plaanid olemas. Et on selline valmis kaart, kuhu saab siis ka selliseid punkte peale panna. New York tuli siia, see oli siis minu linnade koordinaatidest ja ilmselt siis, kui ma siin scrollin Euroopasse, siis on ka siin Pariis ja Berliin ja Põlva olemas. Ma võtan siin piirid maha, siis on selgemini näha natukene. Et see on selline kosmosest vaadatav vaade siis maailmale. Et ilusat kaarti sellega minu meelest väga teha ei saa, aga info, sest see satelliidipilt ise segab, aga info vaatamiseks võib ka see päris kasulik asi olla. Ja see ChatGPT või AI teeb siin pool tööd ära. Kui on vaja täpsemad koordinaate saada, siis seda niisama lihtsalt ei saa, et kõiki tänavaadresse seda Lossi 32, et ta siit ilmselt üles ei oleks leidnud. Aga ta annab siis vihjeid, kuidas ka seda teha, et ma täitsa soovitan sealt kaudu vaadata, et see muud Google'i otsingud ja need on sellised vahel aegunud infoga ja need täpselt ei tööta nii nagu vaja.
aga tulles nüüd tagasi selle kaardi ilusamaks tegemise juurde, et seal selles juhendis nüüd on üks advanced osa või kuidas ma saaks seda kaarti teha selliseks, et seda saab ka välja trükkida. Sest kui välja trükkida selline kaart, nagu siin Google'is siis tehtud on, siis need tekstid taustal ongi sellised väikesed ja udused ja kehvasti nähtavad ja ma ei saa neid ka kuidagi suuremaks teha või kuidagi paremaks teha, et nad jäävad sellised üsna nirud ja minu kogemus on, et kui sellise kaardiga minna kujundaja või trükkali juurde, siis ta ütleb, et see ei kõlba kuhugi, ma pean nüüd üle joonistama. Ja see täpselt nii käibki, nii et nad võtavad selle, panevad selle Photoshopi või Illustratori või Canva või mille iganes taustaks ja siis joonistavad kõik üle, et oleks ilusti vektoris see kaart. Aga nüüd viimased paar-kolm aastat on olnud siin Google'is siis võimalus vektor taustakaarti ka näidata. Aga see ei ole nüüd niisama lihtne, et ma siin kohe valin selle. Siin on küll vektor tiles olemas, põhimõtteliselt mul ongi vaja vektor tiles kaarte. Aga siin kahjuks ühtegi sisse ehitatud kaarti ei ole. OpenStreetMapi vektor tile'ide kaart on minu meelest plaanis. Juba aastaid plaanis olnud teha, aga nüüd viimasel ajal nad vist tõsiselt hakkavad seda tegema. Ja kui seda veel ei ole tasuta olemas, siis on olemas tasulised või kommertsiaal väikesed teenused, kes siis pakuvad ka tasuta teenust. Et ei pea olema see väga kallis, aga ikkagi peab kasutama eraldi teenust. Ja selleks eraldi teenuseks on seal toodud välja MapTiler. MapTilerit siit Google'is siis otse üles ei leia. Selleks peab üles leidma siit pluginide või pistikprogrammide asja. Ja siin on mustmiljon asja aastate jooksul tehtud. Muidu siin nagu hästi ei orienteeru, peab lihtsalt teadma, mida otsida. MapTiler on, mis on satelliitpildid ja tänava omad vektortailidega. Ja selle saate paigaldada. Ma olen siin selle juba paigaldanud ja seadistanud ka. Aga jah, sealt on juhendist jällegi tuleks neid samme vaadata, kuidas seda täpselt paigaldada, sest ta nõuab ka ligipääsu koodi, mille peab seal tegema, aga üldiselt see juhatatakse õigetele lehtedele automaatselt või poolautomaatselt ja see võiks olla suhteliselt lihtsalt tehtav. Aga ühesõnaga, siin on MapTileri plugin ja MapTileri plugin tekitas siia menüüsse sellise variandi nagu MapTiler, mida teil seal automaatselt alguses ei ole. Ja siin saab veel valida hulga huvitavaid aluskaarte. Ja näiteks ma võtan siin sellise nagu Bright. Siin selle MapTileri kasutamiseks ta küsib veel ühte parooli ja mille saab ise määrata, see on mu enda parool, mitte tema antud parool. Ja siin ta annab huvitavaid teateid. See Bright tekkis siia alla, aga ma võtan selle OpenStreetMapi ära, sest ma lülitan siit välja lihtsalt, ma jätan selle kihi alles, aga siis seda ei näidata. Ja nüüd on aluskaardiks või kõige alumiseks kaardiks on see Bright, mis on suhteliselt sarnane, aga tegelikult töötab teistmoodi, sest siin on andmed vektorkujul ja oluliselt parema kvaliteediga. Ja kuidas see vektorkuju nüüd välja näeb, on niimoodi, et kui see kaart välja trükkida, selleks on siin project ja mitte save to, aga export. Export map to PDF. PDF on, mida kujundajad siis armastavad ja oskavad oma töövahenditesse sisse võtta või siis võib ka lihtsalt välja trükkida. Et saab PDF-i teha. Siin on need erinevad võimalused, millise ala täpselt on, aga ma midagi muud ma ei pea, siis ta teeb lihtsalt selle kaardi vaate, mida ma näen. Ja salvestan siia kaardi nimelisse PDF-i. Siin vist see link ka töötab kohe, nii et ma saan selle siin avada. Nii. Ja
ja põhimõtteliselt siin ongi siis PDF, mida saab, siin mingeid lisasid tekste ei ole, see tuleks eraldi lisada, aga see on kaart ise. Aga mis on selle võlu on, et võib-olla tegelikult teen ka selle teise aluskaardiga selle sama asja, et ma kasutan seda OpenStreetMapi ja teen ka sellest ühe PDF-i. Jah. Ja, ma panin selle sinna juurde just nende viimaste asjadena. Et siin on rasterkaart. Noh, kaugelt näeb suht sama välja, see roheline blend on samasugune. Aga kui nüüd rasterkaarti sisse zoomida, siis see pilt on selline, nagu sa võid ette kujutada, kui rasterkaarti või veidi suurendada. No, väga ilus ei ole see Otepää siin. Päris elus on Otepää palju ilusam. Aga kui on vektorkaart, siis siin tegelikult tekstid, jooned on joonistatud vektoris ehk päris nagu kaartena ja joontena ja midagi uluseks ei lähe, kõik jääb väga ilusaks, isegi põlv on väga ilus. Mõni asi ikkagi läheb koledaks ka natukene tegelikult, et kui hästi hoolega vaadata, siis näiteks see joon siin on selline üsna kole ja säbruline. Et see on ikkagi mõeldud teatud kauguselt stiliseerituna ja liiga palju suurendada, siis need jooned ei ole mõeldud niimoodi laialt vaatamisena. Aga trükkalitele ja kõigile, kes seda kasutavad, nendele selline puhas joonis meeldib ikka oluliselt rohkem kui rasterpilt. Ja noh, siin selle advanced asjal siis viimase asjana on ka see, et see vektorpilt ei ole lihtsalt taustapilt ainult, vaid see on ka ise stiliseeritav. Ja kui ma selle, kus see nüüd siin on? See oli vist siin. See omakorda siin koosneb veel 2 alamkihist, on kaart ise ja selle taustavärv. Aga sellel kaardil on omakorda sümboloogia ja leibelid, mis ei ole lihtsalt üks värv või üks joon, vaid on kihtide kaupa. See kaart tegelikult omakorda koosneb kihtidest ja seal on sadu kihte tegelikult kasutusel või 10 vähemalt. Ja kui ma nüüd, ja seal saab ka stiile muuta põhimõtteliselt iga kihi kaupa, aga lihtsamal juhul ma siin stiile ei hakka muutma, ma tahan näiteks ainult neid, seal on see näide selline, et kui ma siin lähen Tartusse sisse suurendan, siis see on igasuguseid vaatamisväärsuste punkte täis, keegi on liiga usinalt siin kaardistanud. No, sellise suurendusega on nagu kärbse musta täis. Et võib-olla ma päris sellist kaarti ei taha oma konverentsi või Tartu 24 või tudengite sügispäevade ürituste jaoks teha. Ma tahaks neid olemasolevad punktid siit kuidagi maha võtta ja siis seda saabki siit läbi selle stiilide teha. Eraldi on kihid ja leibelid, need tekstid on jällegi eraldi kihid siin, et ma pean vaatama, et siis vastavalt kumba ma tahan. Ja tõenäoliselt ma tahan siit POI on point of interest. See on mingi spetsiifiline mõiste, mida kasutatakse väga palju just kaartide puhul, ma ei tea, kas reaalses elus kasutatakse. Et siin on point of interestide kiht, mis ma enne üles otsisin siit, ma lülitan selle välja ja apply teen, siis kadusidki nende poide nimed ära. Ja kui ma sümboloogiast otsin sama poid ja lülitan välja, apply ja sain ka need poid siit ära kaotada. Ja sain puhtama kaardi oma asjade jaoks. Et jah, see kaart on ka veel stiliseeritav üsna paindlikult. Et ma arvan, et kujundajad veel õpivad, kuidas seda kasutada, sest täna nad annavad leiba kartograafidele, et tellivad, see on nädala aja töö käsitsi, selline kaardi ümber stiliseerimine ja selle tegemine ja Regio ja teised on aastakümneid töötanud selle kallal. Õnneks enamus ei tea, kuidas seda ise teha, nii et neil on tööd piisavalt. Aga jah, ja Regio töötab hästi, on homme uue kontori avamine, ma sain kutse just eile. Kolivad siia
Võru tänavale, ei Väike-Tähe tänavale, otse kebaabi kohale. Aga jah, sellest programmist on mul kõik, et kui on veel küsimusi, siis hakata kartograafideks. See on väga huvitav asi, mu enda jaoks vähemalt oli väga huvitav, aga ohtlik ka, et ma läksin sinna suvetööks kaarte joonistama ja 15 aastat hiljem olin ka ikka veel seal firmas ja 20 aastat hiljem ka tegelen kaartidega. Mul on pigem see küsimus, et see on nagu selline programmipõhine, eks ole, ja just nimelt nõuab nokitsemist ja sihukest asja, aga näiteks Google'i, mitte see Earth, aga MyMaps, et seal neid punkte ja asju panna, et kas sihukseid asju on ka kasutusel või soovitakse ise? See on nüüd see, kui tahad online'is kaarti teha. Kui Google MyMapsis sellist väljatrükitavat kaarti ma hästi ei teeks, brošüüri sellega ei kaunista. Ma ei tea, kas seda võibki teha. Kaartidel on ka selline asi nagu copyright, et sa pead küsima õigus, nagu fotodel. Sellel kaardil on copyright siin all paremas nurgas, et MapTiler ja OpenStreetMap. Ja kui ta selle välja trükite, siis peab see nurk alles jääma muidu Ivo ei tule vist, aga võib-olla OpenStreetMap inimesed tulevad õiendama, et miks ei ole seal kirjas. Mul on spetsiaalsed kleepsud selle jaoks, siis ma kleebin sinna juurde. Et Google'il võib see õiguste teema natukene olla ja ta ei näe väga hea väljatrükkimise jaoks. Online'is on ta väga hea ja vabalt, miks mitte, lihtsate punktide jaoks, et see Google MyMaps on täitsa adekvaatne vahend. Et siis põhimõtteliselt selle nii-öelda sihtgrupp ongi väljatrükitav kaart pigem? Jah. Siin on tegelikult see poolprofi vahend, kui on olemas online teenus, siis siit saab ka eksportida, et selle sama kaardi saab ühe nupuvajutusega tõsta online teenusesse. Selle samal Google'il on olemas online teenus Google's Cloud, mis on tasuta väiksemas mahus mõnede kaartide jaoks. Et sinna saab seda, siis on jällegi üks pistikprogramm on siin plugin olemas Google's Cloudi jaoks. Et siis saab neid sinna otse laadida ja saab niimoodi teha. MyMapsi, see on nii lihtne, seda saab 1 minutiga näidata, kuidas see käib. See on vist siin või? Kaardid, MyMaps on ikkagi eraldi teenus, ma olen ammu kasutanud. Et siin on ka kihid olemas ja siin on nupp impordi olemas. Ja impordi jaoks on ideaalne see sama, mis on Google Earthis, on KML fail, et kui ma need linnade koordinaadid salvestasin, ta võtab CSV ka tegelikult täitsa vastu, aga KML on hea küll, selle saab siin importida ja interaktiivne kaart kohe olemas. Siin vist on ka mingi nupp jagamiseks olemas. Siin või? Ja saab ka muidugi trükkida ja selle sama, manusta minu saidile on, kui tahad kodulehele panna, selleks peab vist selle salvestama kuidagi moodi nime panema. Aga jah, siia on asjade lisamine hästi lihtne, aga jah, väljatrükki jaoks ja peenema kujunduse jaoks on ta selline ikka hästi robustne. Aga vaata, need online asjad ongi nagu nii 2020, et praegu tuleks ikkagi paberile teha asja minu meelest. See on hea küsimus, selles mõttes siin on see olemas, et lisa oma kodulehel, aga need kodulehekülgi ka tänapäeval ju väga ei tehta, et pigem on mingid Facebooki grupid või isegi ettevõtetel või mis see Jüri Ratasel oli Instagrami kontod ja sinna sa pead ikkagi ilusa kaardipildi tegema, mis oleks nagu selline Canva tasemel content, et sinna MyMapsi asja saab, aga ta näeb siuke plass vist välja, kui sa screenshoti sellest teed ja seda seal jagad. Nojah, niipidi, aga ma pigem mõtlesin seda, et näiteks telefonid on ju väga sageli navigeerimiseks nagu selles suhtes, et just kuhu ma minema pean, nagu te tõite näite, et kuhu täna tulla, eks. Et kui on ka mingi, ütleme, ürituse raames või tõesti võib-olla suguvõsa kokkutulek, et näed, käime siit, on ju,
jah, tegelikult selle sama My Maps'i, selle saab ka lingiga niimoodi jagada ja see telefonis avab ja vist ta isegi teeb selle äpis lahti õige koha peal, et see on jah lihtne see online'is jagamise võimalus. Ma kunagi tegin loenguid siin ülikoolis, viimati tegingi programmeerijatele, kuidas päriselt äpp kirjutada, kus on see kaardid ja punktid peal, aga see on väga advanced level juba programmeerijatele, põhimõtteliselt on see ka võimalik. Aga tavaliselt sul ei ole vaja spetsiaalset äppi muidugi, sul piisab sellest lingist, siis ta teeb selle Google Mapsist või seal samas mobiilibrauseris lahti. Et seda ma vist saan jah lingiga kõikidele jagada ja saab need otsida ja selle link on olemas ja see peaks minu meelest käima. Drive'is saab ka veel jagada failina. Et need on need puhtalt digitaalsed andmete keskendunud asjad, mitte nii väga selle visuaalsele näitamisele keskendunud asjad. Okei, aga aitäh. Sinna foorumisse ma saan ise postitada, eks ju?